Tere, on neljapäevase TV3 uudistesaate see osa, mida te kindlasti olete nädal aega juba oodanud, sellepärast et Tõnu on taas eetris ja oleme siin Tõnu kenas väligrilli alal taas ühte põnevat rooga tegemas. Eestimaa suvi on läinud lennates ja kindlasti olete juba paljusid asju järele proovinud, nii palju kui minule tagasisidet on tulnud, siis ei ole keegi kurtnud midagi. Nii et Tõnu, täna taas midagi uut ja põnevat ja me oleme lähtunud ikkagi sellest, et võimalikult saaks soodsalt teha. Mis sul täna mõttes on? No kuna on värske kartuliaeg juba, siis kasutaks ära värsket kartulit ja täna teeks sooja kartulisalati. Kus sa selleks inspiratsiooni oled saanud? Oi, see on vana lugu. Käisime kunagi eelmisel sajandil Peipsil kalal ja peatusime Viitna kõrtsi juures. Läksime kõrtsi sööma ja vaatan, soe kartulisalat maksab 15 krooni. Alla euro. Ja ilus sport selline mulle väga meeldis. Mulle meeldis seal see pärlsibula maitse ja ma tulin koju ja tahtsin seda järgi teha. Ja ma arvan, et õnnestus, nii et ma olen seda ikka aeg-ajalt teinud. Hästi kiirelt valmib, odava raha eest, saab pool küla söönuks. Siin vaadates koguseid, siis tundub küll, et siit saab kindlasti väga suur hulk söönuks. Jah, ma panin juba panni tulele. Vaatame, hakkame siin vaikselt pihta. Panen siia suitsupeekoni. Kui teil on järgi eilset grillliha, väga hästi sobib. Aga mul on peekon. Sellised jäägid, grillijäägid võivad täitsa sinna panna. Kergelt praeme läbi. Tundub mulle nagu selline uusaasta hommiku seljanka, kuhu kõik asjad võib sisse panna. Suvine variant. Nii, siis paneme sibula ka. Siin mingit vokiroogi teha ja neid pehmeks küpsetada, vaid kuumutame lihtsalt läbi. No seda saab mitte grilli peal, grilli peal on lihtsalt praegu suvel mõnus, et... Võib toas ka teha, jaa, absoluutselt. Nii ajame paprika ka soojaks. Panin kahtvärvi paprikat, et oleks lihtsalt ilusam. Ja sibula punase ka ilu pärast. Kartulid on keedetud, tükeldatud, sest siin me ainult soojendame. Saadame sinna pärlsibulad. See, nagu sa ütlesid, on üks väga oluline siis kompo. Ja, minule see meeldib. Ja ma ei ole varem teinud, aga ma arvan, et marineeritud kurk, värske hapukurk sobib sinna ka. Seda rohkem saksa moodi läheb, eks ju? Nüüd juba läheb jah, rohkem saksa moodi. Maitsestamise hetk. Kasutan täitsa tavalist friikartuli maitseainet. See on sellise mõnusa maitsega. Ja panen musta pipart ka. Nii, hakkab looma. Ja läheb Hiina kapsas. No, võt see Hiina kapsas lööb selle jälle kartulisalati versiooni kuidagi teistpidi ja ei sobi sellega kokku kuidagi. Aga aga igal juhul põlev tundub. Sa oled sinna ikkagi pannud kokku väga korraliku ja sellise nagu värvilise ja rõõmsa portsjoni erinevaid tooraineid ja see kindlasti loob sellise kohe sööja jaoks sellise väga positiivse meeleolu, et sa kohe tahad proovida, mis asi see on. Ja maitse roheline, pill ja petersel. Hakitud, nii, kõik see sinna ka sisse. Kõik siia sisse segame segamini. Aga vaata, nüüd jääb selle mulle küll õhku küsimus, et kartulisalat see eeldab minu jaoks kohe esimesena, mis tuleb... Hapukoort ja majoneesi. Hapukoort ja majoneesi. Seda mitte. Ei. Valmis. Vaatame, mis ta on. Nii, väga hea. Soe kartulisalat.
ja ei mingit tapakoort majoneesi. Täpselt niimoodi ongi. Nii ongi. Siit siis. Kerge suvine ja ka toitev söök. Oho. Siin minust üleskutse meie sellistele, no ütleme lihtsamate toitlustusasutustele. See on ju suurepärane võimalus teha sellist toitvat rooga näiteks lõuna pakkumisena. Absoluutselt. Võtad ja teed ära, siin on kõik asjad, kartul, liha, peekon sees olemas, sibul, asjad. Ja ma usun, et selle portsu oma hind tuleb vägagi soodne ja selle koha pealt on kindlasti vägagi võimalus nagu seda hästi kiirelt pakkuda. Tooraine on praegu selliselt koha pealt väga odav, nii et igati hea lahendus, nii et palun väga. Ja mulle tundub see marineeritud kurk täitsa sobib siia. Olge head, proovige, selline väga suvine suurepärane roog ja kasutage fantaasiat, kui teil on suhkruhernest või midagi, pange siia sisse aiast, mida iganes, tsukiini, suvikõrvits. Jah, saate kõik segamini. Kiirelt segamini, jätke krõmpsuks, ei pea vokkima pehmeks ja väga hea on. Nii et kellel veel ja kes tahab kindlasti veel järele vaadata neid asju, siis TV3 uudiste lehekülje peal näete seda ja kindlasti Tõnusu enda YouTube'is on ka olemas, nii et sealt saate kindlasti ka teisi retsepte vaadata. Nii et kõike head ja proovige, kohtume nädala pärast. Kena suve jätku.